Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Appi mul läks meelest, mida ma tahtsin öelda. Aga õnneks ma ei ole vist ainuke. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on siin täna õnneks mälutreener Leelo Ainso. Tere, Leelo. Tere. No sinul on vist küll mingi retsept olemas, mis sa sellises olukorras teed, et sa lihtsalt sõnad ei tule meelde, mis sa pidid ütlema. Jaa, ega minul ka ei ole mõnikord üldse ei tule sõnad väga kergesti meelde. Aga loomulikult on vaja selleks kõikidest asjadest midagi meelde tuletada, keskenduda. Ja siis tuleb asjad iseenesest hakkavad meelde tulema. Ja tähelepanu tuleb suunata sellele. Jah, kui me nüüd tulime siia, siis sa rääkisid, et sa oled mälutreener ja siis nagu eeldaks, et sul on selline hiilgav mälu ja sa kunagi ei eksi ja midagi ei unusta ja sa rääkisid ühe toreda juhtumi, mis sul juhtus täna trammiga sõites. Jaa, astusin trammi, teadsin, et on vaja sõita üks peatus. Mõtlesin, mida ma siin Ehaga rääkima täna hakkan. Ja järsku pani trammuksed kinni ja ma avastasin, ma pean ühe peatuse edasi sõitma. Aga sellest ei olnud midagi. Ühesõnaga sa jäid magama ja... Jah, just. Oli mõtetega mujal. Ei keskendunud sellele, et ma lähen maha õigel ajal. Eks ju. Mõtlesin, mida ma siin ütlema hakkan. Ja siis sõitsin mööda ja siis ma tekitasin endale uue lahenduse. Ma panen tähele uues marsruudil midagi uut. Ja see on ka väga oluline. Üks esimesi nippe praegu hetkel. Pane midagi uut tähele. Sel hetkel, kui sa oled juba enda peale vihane, et mis ma nüüd tegin, aga unusta see ära ja otsi. Otsi midagi uut. Märkasin näiteks, et Tallinna linnas on UFO-pubi. Kas sa tead, kus see on? Ei, pole õrna ainugi. Ma pean ka kuskil siis mööda sõitma kogemata. Nii, et igasugused uued olukorrad. Et mida sa sellest õpid? Ongi. Et õpi sellest midagi, pane tähele. See on üks neuroobika sõna, on ka siin mälutreeningutes väga oluline, ongi see, et vali uus rada, mida sa tavaliselt ei kasuta, pane tähele neid olukordi, mis sul seal on, midagi uut, räägi sellest ka edasi teistele, siis see jääb sul meelde. Nii, sa ütlesid sõna neuroobika, see tahab seletamist. Jaa, neuroobika ongi siis liigutuste, tegevustega seondub seoste loomine, mingisuguses teises võtmes. See tähendab seda, et kui sa tavaliselt oled harjunud hambaid pesema parema käega. Nii, ma kogu aeg pesen parema käega. Aga võta homme hommikul ja pese vasaku käega. Ja tee seda natuke regulaarselt. Tee seda regulaarselt. See tähendab, see paneb jälle teise ajupoolkorra paremini tööle ja annab jälle särtsu sellele mälule, mida me peame siis nagu kogu aeg hoidma aktiivsel töös. Ja järgmine asi on näiteks kammimine samamoodi. Kammid teise käega. Eks ju, harjunud jälle parema käega. Loomulikult. Võtad vasaku käe ja kammid siis. Hoopis teine tunne tekib ka. Ja liigutused, mis on, see käsi ka liigub siia selja taha. Nii, järgmised asjad on kõik sellised asjad, mis me ära unustame. Meil on näpud, käed. Saame hästi palju liigutusi mõelda näiteks, et paneme ühtepidi, anname ühe plaksu, eks ju, pigistame kõvasti näppe, siis paneme vaheldumisi kõik näpud, jälle pigistame kõvasti, jälle teisele poole. See paneb sellised uued seosed loob. Ajule paneb jälle mingisugused uued regulatsioonid siin. Jaa, et kõik võimalikud näpud. Kui tihti ma siis peaks seda tegema? Nii, kui mina teen näiteks autoroolis seda pidevalt. Igasuguseid kätega liigutusi teen mina autoroolis. Seda mulle siis isegi üks tegevusterapeut... Ega sa rooli lahti ei lase? Ei, oleneb mõnikord. Oleneb olukorras, ma iga kord ei tee ka seda, kui on tähtis väga oluline vaatata liikluses, siis muidugi foori taga või siis pikal sõidul. Üks käsi töötab, teine käsi hoiab rooli. Nii, näiteks teed niimoodi, et lehm ja kits. Eks ju. Lehm ja kits. Vot niimoodi. Või siis, igal juhul igasuguste kätega asju, mida sa ei ole ennem teinud, on midagi uut jälle, proovid, katsetad, pöörad neid näppe igat pidi siit, on ju, et
ühtepidi ja teistpidi, no ega mul ise ka alati välja ei tule. Sellepärast ongi see, et mul on hea õpetada. Sul on hea õpetada. Jaa, õppimise kaudu või õpetamise kaudu ise õpid kõige paremini. Ma teen kätega tööd, aga see hoopis aju teeb tööd. Jah, just. See kõik asjad on liikuva, ongi vaja seda erinevaid kehapooli liigutada, just sellega, et kui sa oled harjunud jälle, minu ema on hea näide, kuidas ta hoiab ühelt poolt, tahab kohe kinni hoida. Mina ütlen, et aga ma hoian sul teiselt poolt ka vahepeal kinni. Niimoodi käe alt kinni. Ja just käe alt kinni. Ka see, et ta on harjunud selle ühelt poolt olema. Aga ma lähen teisele poole. Inimesed ongi harjunud. Jaa, aga sellega siis poes ongi. Ka lähed lihtsalt ühte radapidi, ostad täpselt need samad toiduained, mis sa ostsid nädal aega tagasi kogu aeg. Ja. Nagu üldse ei taha midagi uut osta. See on see rutiin tekib ja siis ei saa ju aju tööd. Siis ei saa ju aju, mälu ei treeni sellega mitte mingil moel. See tekitab sellise, ei saa, mälu on ju meil selline ei tohi olla staatiline, et see tuleb seda vitaalsust hoida ja igat pidi, igal moel oma siis tegevusi siis jah, panna tähele, mida sa teed ka. Aga kuidas sina lahendaksid minu kinda probleemi? Et praegu on õues 12 kraadi külm ilm on ju. Eile ma unustasin kindad bussi. Okei. Täna hommikul ma tulin välja. Jälle mul pole kindaid kaasas, et kas ma pean tõesti need kindad omal niimoodi kummi paela külge panema ja varrukast läbi nagu väike koolilaps? No see on ka üks variantidest. Teine asi on nagu võtmetega. Ma panen ukse kinni, kui ma keeran võtid luku augus ja panen selle taskusse, siis ma ütlen, et ma keerasin ukse kinni. Sina siis pead ütlema, mul on kindad kaasas. Mul on kindad kotis. Aga ma jõuan selleni siis, kui ma olen uksest väljas ja ma ei saa enam tagasi minna. No nii, ja siis on vaja keskenduda kodus. Ma mõtlen kogu aeg, mul on võtmed kaasas, mul on mobiil kaasas, mul on see kaasas. Nüüd tuleb kindad siis ka. No, siis tuleb teha selline omale üleskirjutus, vaadata sellele igal hommikul otsa ja siis järsku on meeles ka kindad. On seal siis kirjas. No, ikkagi on vaja läbi kirjutada järsku. Võib-olla sulle sobibki see, et või sul on nagu midagi läbi kirjutatud, sul on silmatud korraks, eks ju, sa vaatad seda oma vajalikke kaasa võetavaid asju, eks ju. Ja siis teengi omale paberi peale, hommikul vaatad üle. Siis mul peab see bussis ka kaasas olema, et ma sinna neid ei jätaks jumalast. Kui väga vaja, siis on vaja ka bussis. Ongi bussis kaasas. Enne maha minek, vaatan nimekirja. Jah, et vaadata nimekirja, see on omakorda et mul ei tule ju meelde vaadata. Täpselt, see on ka vaja siis jälle omakorda meelde jätta selline tegevus, eks ju. Nii et, ja siis seda mingil moel vahetada, paned teise kohta mõnikord midagi, siis nüüd ma pean sealt vaatama. Seda mul on kogu aeg kotis on üks segadus, et ma ei tea, kus mul miski on ja kus panen käe sinna sisse ja hakkan otsima. Ja kui paned uude kohta, siis ongi jälle hakkad otsast Siis peale. ma otsin veel pool tundi. Jaa, nii on. Jaa, aga see mälutreening on selline huvitav asi, ma saan aru, et sinu juures käivad inimesed lihtsalt tulevad sinu juurde, kas nad siis veedavad aega või mis inimesed need on, et mis põhjus peaks olema, et ma tuleksin mälutreeningusse? No nii nagu sina ise oled praegu need näited ka toonud, et ei ma olen ühesõnaga kandidaat, jah? Iga inimene saab oma mäluga tegeleda täpselt sel hetkel, kui ta seda tahab. Ja mina arvan just seda, et vanematel inimestel, kes käivad minu juures päevasel ajal mäluklubis, mida ma teen siis Tallinna Raamatukogudes, siis nii mina kui minu kolleegid, siis nemad tulevad tõesti nii aega veetma, kui ka suhtlema, mis on hästi oluline ja kui sa teed midagi koos siis ja suhtled samal ajal, järjest tulevad uued seosed tekivad, saad sellise emotsiooni, sul on hea olla, sa naudid seda protsessi ja see annab jälle, sa lähed hea tujuga ära. Sul on päev ka jälle niimoodi, et sa oled energiat täis, sul on uued kogemused, mille peale mõelda, siis on sul uued kogemused, teadmised, eks ju, siis mulle endale hästi meeldib just panna tähele mingisugused uusi sõnu näiteks või kogu aeg, mul on üks ülesanne kogu aeg ka eesti keele niimoodi, et mis mingi sõna tähendab. Nii. Ma toon sulle ühe teadmise, mida mina sain alles eelmisel laupäeval. Kuulad just raadiosaadet. Mis on tukukott? Tukukott, kas see on mingi uudissõna või? Ei ole, see on vanal ajal kasutati. Vanaaegne sõna. Tukukott. Ega see tubakakott? Ei ole. Tukukott unega ei saagi midagi seotud. Ei ole jah, unega ka seotud. Mingi kott on igal juhul, jah? Jaa, see on korjanduskott. Aga need vallavaesed, kes käisid? Ei, need inimesed, kes jäid kirikupingis
tukkuma. Ikka on seotud magamisega. No ja tähendab selles mõttes et jäid magama kuulates jutlust. No igav jutt muidugi. Ja siis tuli korjandus ja siis olid kellukesed koti otsas, selle tukukoti otsas ja siis inimesi aeti ülesse sellega, et panuks siia mõni väike... Need, kes ei maganud, need ei pidanud maksma. No, küllap pidid need ka, aga igal juhul lahe tukukoti sõna on ju. Nii tore sõna ja nii tore olukord ja nii eluline ju. Nii vahva ja tõesti laste käest küsiti miniturniiril seda. See oli nii vahva. Lapsed teadsid? Ivo-Liina abiga vist küll. Lõpuks jõuti õigele vastuseni. Ma olin täitsa imestunud. Ja siis ma läksin ühte mäluklubisse ja küsisin kohe seda edasi. See on jälle ise nagu õpetada, ise nii-öelda kutsud osalema ja siis õpetad ja siis jääb endale ju meelde. Ja nüüd ma olen hästi terve nädala sellega, nagu, et ma õpetan teile uue sõna. Kas keegi teab ka või? Üks mul töökaaslane teadis. Ta kindlasti kuulis seda. Ta oli ennem, ta oli seda ennem kuskilt kuulnud. Et see sõna et see sõna on olemas. Nii et see oli tore. Ivo-Liina ei mõelnud seda välja. Ja. See oli nii et iga uus sõna, eks ju, lähevad seeniorid meie juures siis mäluklubist ära just selliste uute teadmistega, uue sõnaga, millegi peale uue mõttega, et ma hakkan kodus tagurpidi kõndima näiteks. Palju sa tagurpidi kõnnid? Ma olen sellises trennis käinud, kus tuli vahepeal tagurpidi joosta isegi. Aga see joosta ka. Enam ammu ilma ei ole seda teinud. No nii, aga see on tõesti huvitav kogemus. Just, aga seda ma teen küll mõnikord ise ka, aga seda tuleks regulaarselt jälle teha, et sellele mingisugune ajaline kogus ka oleks, et siis aju saaks aru, et selline asi on ka võimalik. Peaasi, et keegi pealt ei näe, peetaks imelikuks. Just. Neuroobika asju on väga erinevaid, mida saab katsetada. No sa mainisid sõna seeniorklubi. Kas see nüüd tähendab siis seda, et ma pean olema mingi teatud vanuses või ei pea või millal see mälu siis nii halvaks läheb, et peab trenni tulema? Trennida tuleb mälu ju kogu aeg. Aga mina, kes ma siis olen MTÜ 65B esindaja ka siin praegu, siis mina olen eakate mälutreener. Eks ju, ja mina siis kutsungi oma mäluklubisse just neid päevasel ajal on rohkem aega ikkagi vanemaealisel inimesel ja raamatukogu süsteemis siis kedagi ära ei aja. Kõik, kes tulevad, tunnistavad, et tahavad oma mäluga tegeleda, on teretulnud, aga võib-olla tõesti rohkem selleks, et dementseks ei jääks ja et siis selleks on just ikkagi seenioritele seda ja vähe on suhtlemisvõimalusi just seenioritel. Just need sotsiaalsed suhted viimasel ajal on nagu see uuringutes ka välja tulnud, et need on täpselt sama olulised nagu mingi õige toitumine, liigutamine, sellised täiesti fundamentaalsed asjad, et sotsiaalsed suhted käivad ka sinna hulka. Ja siis ma põhimõtteliselt kas tulen siis mälutreeningusse või üldse lähen kuhugi kellegagi rääkima, kuskile midagi tegema, et eks ju see kõik on väga oluline ilmselt. Ja päevakeskused, raamatukogud, kus saab rääkida, just kus kaasamine toimub, eks ju, et muidugi on kõik kultuurilised üritused ka väga olulised, aga just ma nagu pean oluliseks seda, et kus inimene saab rääkida, raamatuklubid on hästi populaarseks läinud, kus räägitakse raamatutest. Jah, et võib rääkida raamatutest, ei pea rääkima mälust. Jaa, täpselt, et raamatutest rääkima samamoodi. Sa loed midagi läbi, sa oled selle läbi töötanud, selle raamatu enda jaoks jätnud midagi meelde ja see ka samamoodi. Räägid sellest 5 minutitki, sul jääb see raamat palju paremini meelde. Kes on autor, mis on pealkiri, kes on tegelased. Kõik, iga väike osa, mis sellest raamatust sul meelde jääb on. Ja mul on kogemus, et nad tulevad sinna raamatuklubisse, nii et nad ei ole seda konkreetset raamatut läbigi lugenud, mida arutatakse, aga ka see on väga hea, siis nad saavad teada, et mis seal raamatus on ja nad kindlasti võtavad selle. Täpselt. Ja see on ka väga oluline, ega nad tõesti raamatud ju on nii mustmiljon ja sellega ongi see, et sa teed siis selle oma valiku, aga sa oled kuulnud sellest midagi, sul on jäänud meelde see autor näiteks, ma olen seda autorit lugenud, aga seda raamatut, mida tutvustati, praegu ei ole. Ma lähen ja laenan selle. Et raamatute lugemisega on ju täpselt samamoodi, et sa, mõned ütlevad, et ma ei loe palju. Peaasi, et sa loed midagigi, kas või veerand tundi, nagu ütles Krista Kaerale siljuti, et loe vähe, aga tee pool rehkendust. Jah, täpselt. Et see ongi hästi oluline ka lugemine ja sellest ka jutustamine ja selle nii-öelda siis läbi mõtestamine enda jaoks.
aga nüüd ütleme, et sul ongi veerand tundi kuskil passimist, ükskõik bussis istud või kus iganes ja anna mingi hea mälu harjutus, nii et teised ei saa arugi, et ma tegelikult treenin oma mälu, aga ma teen seda, mis see võiks olla? Jaa, üks väike harjutus mul on siin kaasas ka, et mida mina näiteks ütlesin just, et jõuluvanale oleks olnud hea siin detsembrikuus siis pähe õppida järgmise aasta kalender. Järgmise aasta kalender? Nii et mina näitangi sulle praegu hetkel siis selle aasta kalendrit, eks ju. No. Ja siis on selline nipp, et õpid pähe ühe kvartali kõik päevad, mis on 1, 8, 15, 22 ja 29. Näed, jaanuarikuus on need 5 päeva, 4 päevad. 5 numbrit on vaja pähe õppida. Nii. 1, 8, 15. Veebruarikuus on täpselt need samad päevad pühapäeval. Ja märtsis samamoodi pühapäeval. 5 numbrit ja 3 kuud. Jätad meelde niimoodi. NPP, neljapäev, pühapäev. Eks ju. 5 numbrit, 3 kuu, need samad päevad, neljapäev, pühapäev. Ja nüüd on sul siis, jätad sa selle meelde näiteks mõne vahva lausega. Nublu paterdab Boris. Näiteks. Ja. Nii. Aga kas mul see lause pärast meelde tuleb? Seda pead kordama, eks ju. Numbrid on sul selged, need 5 numbrit. Nii kaua, kuni ma seda lauset kordan, unustan ma järjekordselt kindad maha. Aga seda sa ei tee ühele ja samal ajal. Ma arvan, et sa ei tee seda ühel ja samal ajal. Okay. Ja, aga seda, kui sa saad tõesti, siis seda kvartal on siis 3 kuud, eks ju, neljapäev, pühapäev, siis kordad seda ja siis hakkad peast arvutama, mis päev näiteks on meil 12. veebruar. Pühapäev. Ei ole. Issand jumal. 15 võtad 3 maha ma näiteks. pidin maha võtta, siis on neljapäev, ma nüüd pikalt. Jaa, see on just. Aga mina suudan natukene, ma olen küll mõtlema, aga kui mul seda ees ei oleks, siis mina olen terve aasta niimoodi pähe õppinud ja nii, et ma alles eelmisel nädalal sain seda kontrollida. Ja et minul üks klubiline küsis, et mis päev on 19. august. Hetkel ma seda praegu ei hakka siin vaikust eetris ütlema. Aga kas sa ütled mulle? Nii, kohe ma mõtlen selle välja. Kas see oli nüüd, oota, ma mõtlen korraks, ma pean keskenduma. Vaata, kas laupäev on 15. 15. august. No jah. Ja siis 4 edasi, siis pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev. Kolmapäev. Jah. Et see tegelikult ongi see, et sa natukene kordad seda. Sul on, teed need kvartali numbrid endale selgeks ja sa suudad nagu päris kiiresti tegelikult selle, mul on ema peal hästi hea näha, et ta tegelikult suutis kvartali pähe õppida. Päris lühikese ajaga. Ema hakkas ka õppima? Ema õppis, jaa. Mul on seenioritele siin täitsa õpetanud seda ju nüüd mitmeid kordi ja kes saavad sellest vajadusest aru, et see näitabki, et ma suudan midagi õppida enda jaoks nagu see eduelamus saamine, eks ju. Siis nad on, ma räägin, jõuluvanale oleks olnud ju hea terve kalender ette laulda, on ju. Siis, jõuluvana oleks ära natuke väsinud juba. No võt. Aga sa ei pea ju, sa saad öelda, näed, sel kuupäeval. Aga õpi vähemasti mingi tore salm pähe, seda ka enam ei viitsita. Täpselt, luuletus ka samamoodi. Iga nädal üks luuletus. Mõtle, kui palju luuletusi saaks pähe. Mina õppisin, kui ma õppisin hakata mälutreeneriks, siis meie siis oligi see kalender oli vaja, esimene asi, mis oli siis vaja, siis oli 100 koma kohta, on ju, see on päris suur hulk. See on väljakutse. Ja Eesti olümpiavõitjad alates algusest kuni lõpuni. Loomulikult ei ole mul enam need 15, või tähendab jah, see 3,14 100 kohta meeles, aga kui ma seda uuesti hakkaksin tegema, siis tuleks ta päris kiiresti meelde, jah. Kaua nad meeles püsivad siis? Ma näen hulga vaeva, et õppida need komakohad ja siis mul tegelikult, ma kujutan ette poole aasta pärast mul üle meeles enam. Ja igal ühel on selle kohta jälle ka numbrite meelde jätmiseks omad nipid. Tean ka, et osad jätsid 3 kaupa meelde. Mina jätsin 4 kaupa meelde, jah, 4 kaupa. Ja tekkis mingi, kas osades kohtades tekib mingi rütm, osades tekivad mingid kordused. Ja need päris hästi jäävad meelde. No Tauri Tallermaa on õppinud 4000
piigoma kohta auto alla. Et ma arvan, et ma oleksin suutnud ka rohkem, aga nädal aega oli meil siis selleks õppimiseks aega. Ja see tõestas, et me olime siis kõik, kes me seal sel korral õppisime, olime selleks suutelised. Nii et et on luuletustega samamoodi ju koolis me õppisime ju palju luuletusi. No väga palju õppisime, enam ei ole midagi meeles. Ja nüüd meil ei ole, siis me ei ole seda korranud. Aga siis ma küsin vahele, kas sul on siis kõikide tuttavate telefoninumbrid peas või? Mul on praegu enam ei ole. Aga vanasti küll, kui olid need lauatelefonid, siis mul oli ikka väga palju. Praegu ongi inimestel niimoodi, et see vana lauatelefon tuleb meelde, aga praegu said telefoni... ei ole vaja neid, peame õppida, kõik on ju kaasas. Siis on järgmine küsimus, et kas need nutiseadmed ja arvutid on nuhtlus või on need kasulikud ja see tohutu inforohkus, mis meie ümber on? No seda me ju teame kõik, et seda on liiga palju, mis meie ümber on. Liiga palju? Jaa. No kas me ei ole niisugused multifunktsionaalsed? Me tahame ju kõik rööprähklejad olla. Tahame. Jaa, aga tegelikult ei pea. Mõnikord peaks ikkagi molutama ka ja ajule puhkust andma. Eile just see molutamise päeva kampaania, eks ju, et hästi tore. Et aeg-ajalt tõesti ollagi, puhata aju, panna tähele midagi olulist, mis on meie ümber, looduses nautida, jalutada. Liikumine on ju igati, toetab kõike. Et nägemismeel, kuulmismeel, hoidmismeel, kõik on vaja tööle panna selleks, et mälu toetada. Kas siis peaks ennast kuidagi tagasi hoidma, mitte scrollima nii palju telefonis? Jah, ikka. Ja see on siis kahjulik, ma võin ju sealt ka tähele panna asju. No, teatud aeg sa seda teedki, aga mitte kogu aeg. Tipub olema kogu aeg. Jaa, see ongi see, et me oleme selles nii kinni, et see uudisimu, et minu jaoks ongi täpselt see, et uudisimu saad sa siis rahuldatud jalutades, eks ju, rohkem isegi kui mõnikord seal telefonis olles ja vaadates neid reklaame, mis tulevad ja... Need on küll tühi. Tühi aeg. Jaa, just. Nii, ma ütlen sulle veel ühe ülesande, mille peale siis võid mõelda. No. Oma nimi. Kas sa oled mõelnud, palju sinu nimes saab erinevaid eestikeelseid sõnu? Oota, ma olen sellele mõelnud. Sealt tuleb vist suhkur välja kuidagi moodi. Just. Suur keha. Kas ma vaatan, kas ma seal keha siis suutsingi täna. Jaa, mul ongi siit üks puudu. Näed, ma tegin sulle sellise proovisin. Jaa, ma tegin eeltöö. Ja seda sõna keha mul siin ei ole, nii et igal juhul tuleb veel rohkem sõnu kui mina täna hommikul sinu nime. Ma kirjutan sulle, ütlen sulle sinu uks, haru, uus, aus, auk, suu, suur, rahe, ehk, suhkur, kahur, kuur, sau, usk, midagi oli veel, haru, aher, sellised sõnad. Tõsiselt tore. Nii võt, ja siis ma mõtlesin, ma teen siis nüüd kõrvale, et ma ükskord tegin enda nimega ka, Leelo Ainso, eks ju, et võrdleks, kui palju mina siis saan. Kui sinul on 19, sa ütlesid mulle selle keha juurde, eks ju, siis tähendab on 19 ja mina sain hommikul sama arvu, täpselt 19 ja minu nimes on, vaata kui palju eesid ja oosid, mõtled, et ei tule üldse nii palju sõnu. Sul on need ole, olen, loo, soo, oos, sool, isa, asi. Mis see on? Nii, mis mul veel? Asi, eelis, eel, lee, sina, soni, loos, loe, nisa, sai, oinas. No täitsa uskumatu, eks ju. Ja seda saab ju iga nimega, võtadki mõne nime ja hakkadki siis bussipeatuses oodates bussi. Või kui sul on parasjagu iga mingi tüütu aeg, siis mõtledki selle peale. Mõtled ja jälle teed omale mälu jaoks pai, eks ju, et oled millegi peale täiesti teistsuguse asja peale mõelnud, mingi väikse seose loonud. Igasuguste seoste loomine on väga hästi vajalik. Aha, aga kas sul on veel mõni hea näide? No, mida teha? Jaa, meil on eakate siis mälutreenerite, see on ühing MTÜ 65B annab välja ajakirja Särts. Ja Särtsus on erinevaid ülesandeid.
on tähelepanu ja keskendumise jaoks siis erinevate tähelepanu tõesti see, et pane midagi tähele, leia üles, otsi sarnasusi, otsi erinevusi, aga kõik on mitte laste jaoks, nagu paljud on harjunud, et sellised on laste jaoks sellised ülesanded, ega me oleme siis ikkagi tõesti midagi saab meenutada. Meenutamine on hästi oluline asi, et kui sa meenutad siis midagi ajaloolist endaga seonduvat, siis ka annad jälle mingisuguse uue vaatenurga ja kindlasti tuleb seda teha kellegagi koos. See on siis ülesannete kogumik koos lahendamiseks oma vanade vanematega, nii et üks põlvkondade vaheline töö, koostöö, istute koos vanemaga, vanaisaga, siis lapselaps istub maha ja saab lahendada neid ülesandeid. Ristsõnu võib ju ka teha, aga ristsõnades on ju ühed ja samad asjad korduvad kogu aeg, aga see ülesannete kogu on siis unikaalne. See on siis tõesti, praegu on hetkel ilmunud 7 vihikut ja siin on väga kõik ülesanded on erinevad ja siin on mõned nendest on koostöös Päästeametiga tehtud, aga siis meie mälutreenerid on siis neid välja mõelnud ja nuputanud ja siis siin on täpselt see, et leidke tähti ümber tõstes, kes on sugulased ja siis näiteks ema-vend, kuidas öeldakse ema-venna kohta. Siin on siis otsid üles, kuidas see ema-vend öeldakse. Ja neid oli palju sõnu huvitavaid. Näel ei olnud. Nii vaatame. Siin on taga ja kusjuures siin taga on spikker ka, nii et ma praegu hetkel otsin selle õige lahendi siit üles, siis ma ei hakka praegu hetkel näitama, et kas ma ema vend oli onu ja isa vend oli, see ongi vahe. Ema ja isa vend ei ole, eks Lell. Õige, jah. Onu ja lell, eks ju. Et ja siis tulebki meelde, siis tuleb sul mingisugune, kes kasutab seda lelle, mina tean, et mu üks lehma lellepoeg. Jah, öeldakse, eks ju, aga et paljud ei ütle ütlevad lihtsalt ikkagi, et onu ja onu, eks ju. Tegelikult jah, paljud ütlevad onu. Kahjuks need sõnad hakkavad ära kaduma. Ja, et siin on ka just täpselt see, et sa teed nooremale generatsioonile selgeks, eks ju, uusi sõnu. Ise tead võib-olla, otsid siit veel, kuna need tähed on segamini aetud, siis on mitu asja korraga. Jälle saab tööd erinevalt. Aitäh, Leelo, meie aeg hakkabki läbi saama, et see läheb alati nii kiiresti siin. Et äkki sa vastad hoopis lõpuks sellisele küsimusele, et kas halb mälu on ka mõnikord hea, et sa ei mäleta mingit asja? Ma arvan küll. Ma arvan küll, et see on hea sellepärast, et mõni piinlik vahu. Jah, lükkad selle kuhugi eemale endast, eks ju, et miks peab neid asju mäletama? Ikka on vaja mõelda positiivseid asju ja jätta meelde see, et halvad asjad jäävad iseenesest meelde. Positiivsed asju tuleb ikkagi läbi kogeda. Ja need tuleb ikka meelde jätta ja need halvad just ära. Tahab poole lükata, küll nad ise ära kaovad või ei kao. Kuidas miski, eks ju. Just. Aitäh, Leelo Ainsoo, mälutreener ja meil järgneb nüüd 5 minuti meditatsioon. Heida mugavasse asendisse. Sa ei pea enam midagi tegema ega kuhugi jõudma. Luba kehal olla nii, nagu ta praegu on. Hinga vaikselt sisse ja lase õhul kopsudest välja voolata. Iga väljahingamisega vajub keha natuke raskemaks ja natuke pehmemaks. Päev on nüüd selja taga. Kõik mõtted, kohtumised ja helid võivad rahulikult taanduda nagu kaugenev päevavalgus õhtu hämaruses. Sinu meel on nagu vaikne järv. Selle pind on sile ja rahulik. Kui mõni mõte kerkib, lase sellel õrnalt alla vajuda. Sa ei pea seda jälgima ega lahendama. Kujutle nüüd oma meelt kui vaikset tuba. See on hele, rahulik ja turvaline. Siin ei ole kiirust ega müra.
siin on ruumi mälestustel tulla ja minna. Iga sissehingamisega muutub see tuba selgemaks. Iga väljahingamisega hajub liigne pinge. Sa ei pea pingutama ega midagi meelde tuletama. Luba meeltel olla, nagu nad on. Kujutle, et sinu mälestused on nagu raamatud riiulil. Iga üks omal kohal. Sa ei pea neid praegu avama. Piisab teadmisest, et nad on olemas ja kättesaadavad. Hinga veel kord aeglaselt sisse ja välja. Tunneta, kuidas silmalaud muutuvad raskeks. Õlad vajuvad allapoole. Lõug lõdvestub. Luba endal vajuda sügavale rahusse. Uni võib tulla omas tempos, vaikselt, loomulikult. Tea, et kõik on täpselt nii, nagu peab.